Kallid abituriendid ja austatud klassijuhatajad. Siin me siis nüüd oleme aastal 2020, 100. lennu viimase koolikellaaktusel. Seisan üksinda tühjas aulas, kuid otsa vaatavad mulle toolidelt teie kenad pildid. Head abituriendid, olukord maailmas võib muutuda väga kiiresti. Oleme koolis ikka rääkinud teile, et valmistame teid ette muutuvaks maailmaks. Ja nüüd on see käes. Ühe hetkega, ühe momendiga oleme eriolukorras ja kriisisituatsioonis. Olete juba üle 2 kuu iseseisvalt õppinud ja aru saanud, et ilma õpetaja tagant torkimiseta peate ise hakkama saama. Ma arvan, et see on tulevikukooli üks tähtsamaid ülesandeid – õpetada õpilasi iseseisvalt õppima. Te peate aru saama, et te õpite iseendale ja iseenda jaoks. Haridus on see, mis pärast õpitu unustamist kõik järgi jääb. Nii on öelnud Albert Einstein. Ja teie, kallid abituriendid, olete seda tundnud juba päris mitmendat kuud. Head klassijuhatajad, ei ole iial rohkem need õpilased abi vajanud kui nüüd selles kriisisituatsioonis. Ma toetan teid ja soovin, et te igal võimalikul hetkel toetate oma klassi õpilasi. Jõudu teile selleks nii Eerika, Anu kui ka Anne. Ma tunnen ka füüsiliselt teie kohalolekut ja kujutan juba ette, kuidas C-klassist Oliver vaatab meid mõtliku ja natukene muigel näoga, kuidas B-klassi Raiko ja Mihkel, kes on sattunud kõrvuti istuma, ei suuda üksteisega mitte vaiki olla ja neile sekkub sinna Andre. Ja vaatan A-klassi poole ja mõtlen, et jumal tänatud, Kristo, et me enam kehalise kasvatuse tunnis jalgpalli ei pea mängima. Kui viimase koolikella aktusel saab öeldud ikka seda, et mõne aja pärast, kui eksamisessioon läbi on, me kohtume teiega, siis tänasel päeval ma jään teile otsese vastuse võlgu. Mismoodi, kuidas, mil moel me lõpuaktust saame teha, me täna veel ei tea. Aga sellele vaatamata hoidkem positiivset meelt ja olgem terved. Jõudu teile selleks, kallis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 100. lend. See polnudki nii väga ammu, kui siia majja tulite. Käest kinni suurel sõbral, nii oli tookord teie tee. Kas sul meenub esimene koolipäev, kui tulid kooli lilled väikses käes? Nii suur ja uhke koolimaja näis ning pea, sest saginast sul ringi käis. Mis iga ukse taga on, nüüd tead. Ja mälestusi siit sa kalliks pead. Lumi on sulanud vulavaks veeks, kuhu kõik läheks ja mida kõik teeks. Putukaid püüaks ja liblikaid jahiks, pea kuklas, pilvi ja lennukeid vahiks. Ikka toob ema sind pilve pealt maha. Õpikud ootavad, tahad ei taha. Kuhu kõik läheks ja mida kõik teeks, kui need eksamid ei ootaks sind ees. Viimase koolikella nukkergaja
kõrvu helisema jääb. Enam pole tulla vaja, kõike juba eemalt näed. enam pole käsku, sundi tulla kooli, minna tundi. Siiski kooli õpetajad ootavad teid, lõpetajad. vilistab lind, seab ennast õide aed. Sinul on oma hool, koolikell, kullapai. Helista lõppema kool, koolikell, kullapai. Kõrget lendu, suured sõbrad! Meil on koolide läbi, aga mul on veel pikalt minna. Tahan öelda teile mõned õpetussõnad teie eluteele kaasa. Kõigepealt tarkuse kohta. Hinda tarkust ja arukust kõige oma varanduse hinnaga. Tarkus paneb pähe sulle ilupärja ja kingib sulle kauni krooni. Pane tähele jalasuunda, siis oled alati õigel teel. Olge hoitud ja kaitstud. See tervitus on meie poolt siis kõikidele 12. klassidele. 12 klassi läbi, kuid elutöö jätkub.
kaksteist ABC, lauluga teid kiidame. Au me teil nüüd anname. Tere tulemast püügi 100. lennu lõpetamisele. Järgmine aasta on meil ka seisub. Mis tunded sul on? Mul on tunded head. Lootusrikkad. Ma küll pean, mina küll ei tahaks koolist ära minna, väga tore kool on. Aga kahjuks 12. klassi peame ära saatma. Nii et mõtlesimegi, et vaatame, mida huvitavat nad siis kõikide nende 3 aasta jooksul teinud on. Millest ma alustada võiks? Ma arvan, et nemadki kord olid väiksed rebasepojad. Ja neidki oli vaja retsida. Jah, seda päeva ma mäletan. Aga vaatamegi siis, kuidas need rebaste päev möödus. On olnud toredaid hetki. On olnud helgeid hetki. On olnud ilusaid hetki. Ja see kõik kulmineerus klassi pulmaga. Vaatamegi siis lähemalt. Milline ilus päev see oli? Väga armastuste rohkem, kindlasti. Kindlasti. Kõik ei ole olnud alati nii ilus, nagu sel pulmapäeval. On olnud kraaklemisi. On olnud kohati kaklemisi. On olnud ka suuremaid tülisid. Aga eks ikka poisid omavahel võõruvad. Vaatamegi nüüd üht saatuslikku pilti. See on õigus.
Mis nüüd saab? Anna veel tööd. Anna tööd mulle! Kuid vähemalt on need 3 aastat läbi käidud koos. Üksteise kõrval, üksteist toetades. Vaatamegi nüüd, kuidas 12 klass oma aega koos veetis. Nagu nägite, on 100. lennu 3 aastat olnud väga värvikad, seikluslikud ja kogemuste rohked. Ja 11. klass tahakski teile südamele panna, et Põltsa Müüsgümnaasium ei jääks teile iial põõraks ja te olete alati siia tagasi oodatud. Take me home to the place I belong. Hea abituurium, soovin teile head lõppevat kooli ja kõike kaunist peagi algaval suvel. See laul, mida te hakkate kohe kuulma, on tehtud minu sõbra Kristo Matsoni poolt ja minu enda poolt. Ja tegemist on siis ühe väikese audiodokumendiga Põltsamaast ja kooliaastatest, et nagu te isegi võite aru saada, et selliseid sõnu ei saa muud moodi kirjutada, kui et ise tuleb elada Põltsamaal ja käia siin Põltsamaal koolis. Ja ma loodan, et kui teie nüüd, kui te peale seda dokumendi kättesaamist ja kooli lõpetamist astute suurde laia maailma, siis mõtlete ehk tagasi ka aeg-ajalt selle Põltsamaa peale ja oma juurte peale. Nii hea kui kuskil on kodulinn, saab mõtetega alati seal. Nii hea on tulla taas tagasi, sai võõrsil alles tunda elu raskusi. See linn ootamas mind ja valvamas linn. See linn hoiab mõtteid häid, teda kalliks ma pean teiste seas. Need iidsed tammed ja jõepood, nad kõnelevad meile möödunud ajaloost. Ja lossimüüri kui hiiglased on üksi tõmmakal veel jõe valguses. See linn ootamas mind ja valvamas mind. See linn hoiab mõtteid häid, teda kalliks ma pean teiste seas. Ei kinni hoia see väike linn, kui unistuste maale otsid oma teed. Kuid siiski toovad teed tagasi ja ootaksin taas kodune linn.
meie kooli viimane koolikell. We're not different now, and to me, you're just the same. And if it takes a while, there's no shame or want to blame. You set your mind at